6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metapo full service ainult Stokkerist. Delfi rallistuudio 6. käik on taas eetris. Väike paus meil oli sinna rallisaadetest, sellepärast et rallisid ei sõidetud ja nüüd kohe tegelikult täna õhtul on algamas Treka ralli, legendaarne Treka ralli loomulikult. Ma arvan, see on riigi eestlaste südames, kes vähegi vanemad on. Koht, kus Marko Märtin võitis oma esimese võidu. Koht, millest mina ütleks, et algas võib-olla Eestis see suurem rallibuum. Ja koht, kus Urmo Aavans on 4. koha ja koht, kus Ott Tänakul võita ei ole, see on siis, mida me siin ootame. Minu nimi on Eigo Kaljurand, miks on täna siin Eigo Kaljurand, mitte Gunnar Lehest, on see, et Gunnar Lehest vaatas meil võrkpalli ja on Itaalias ja teine saatejuht Kaspar Ruus on samuti võrkpallifänn, ehk edasi muud ei olegi, et pidin mina tulema, aga minu vastas on loomulikult legend ise mees, kes on igas saates kohal olnud, Roland Poom, tervist. Tervist, jaa. Ma pean olema iga kord kohal, muud varianti vist ei ole. Aga tundub, et sina oled see kõige suurem rallifänn siin sporditoimetusest, jah? Peab olema. Mul pole nii kohmatult algust olnud, mul on nüüd jootas juhe kokku. Aga selles mõttes ma lisan selle, et sul on õigus, et Kreeka ralli kindlasti on eestlastele väga tähtis ralli ja alati on ju tegelikult hästi läinud siin aga ütleme, see aasta on midagi teistmoodi. Et ei ole päris tavaline Kreeka ralli. Seekord on, ma arvan, kõigi jaoks see ralli täiesti uus. Jah, et kui tavaliselt on Kreeka ralli see kuum ilm, palav, raske kruusateed, siis sel aastal, kuidas meil ütles siis ralli korraldaja, meil on Kreeka ajaloo suurimad vihmasajud, ehk siis tegelikult on meil selline case praegu, et seal on põhimõtteliselt teed on jõed, kruusast pole alles mitte midagi, on muda, ehk sellist Kreeka rallit, ütleme nii, me ei oodanud, eriti arvestades seda, et teste ei saanud sõitjad teha, sellepärast olid kulupõlengud, seal oli nii kuiv ja nüüd testid olid kuival teel, aga nüüd peavad mudas sõitma, et see vist teeb kõigile selle asja päris keeruliseks. No see teeb kahtlemata ikka väga keeruliseks ja võib-olla selline omamoodi naljakas ongi see, et kui teste jäeti ära, näiteks Takamoto Katsuta ei saanud üldse testida, sest oli oht, et võivad tekkida metsatulekahjud, siis täna on ikka täiesti teine olukord ja nagu kardinaalselt teine olukord, et jaa, sõitjatele pigem, kuna Hyundai ja Toyota puhul võeti vist üks test veel maha põhimõtteliselt, et siis nagu ma ütlesin, Takamoto ei saanud üldse testida ja Hyundai poole pealt ma nüüd ei ole 100% kindel, kas kõik said tehtud või ei saanud, aga Takamoto näitel näiteks tema siis ütles, et loodab minna Shakedownile peale Kalle Roompera seadistusega ja siis Shakedownil hakata seda enda järgi natuke paika sättima. Mis juhtus? Kas Shakedown ei toimu? Et tegelikult, mis on erakordne, on see, et keegi ei saanud märjas testida ja keegi ei saanud märjas ka Shakedownil sõita, et see seade paika saada. Need kõik lähevad tegelikult täna õhtul nullist peale. Kui lähevad? Ehk räägime siis selle, unustasin täitsa ära, mis siin saates me üldse teeme. Ülesehitus on lihtne, et Kreekas on meil legendaarne Jaan Martinson, kes tegi Ott Tänakule intervju. Selle me laseme ära, loodame ka, kui Jaan ei ole seal teedel olevatesse jõdedesse ära uppunud, siis loodame ka Jaani saada siia ekraanile. Loomulikult auhinnad, mille pärast meil on siin Robert Virvese fännisärk, miks on meil startermüts, miks meil on siin kass starterit ja miks mina naudin starterit on see, et tegelikult loomulikult ootame taas lugejate kirju, küsimusi, lihtsalt fänni meile ja paremad küsimused, siis kõik see, mis siin laua peal on, läheb ühele inimesele, kui on rohkem häid küsimusi, siis tegelikult meil neid kaste ja mütsa veel, et saab veel, et pange julgelt teele, et no seda särki tahaks küll, et selles mõttes see, kuna ma teen saadet, siis ma seda starterit saan ikka juua, aga seda särki tahaks küll, et olge pausad starter, see, et Robert Virvesele keegi pani õla alla, see on suur asi. See on ralli maailmas kindlasti suur asi ja võib-olla võtakski nagu, kui Robertist juba räägime, võtaks kiiresti nagu Roberti selle looja ka, et mis siin see aasta seal toimunud on. Ma fikseerime ära, et 3 eestlast on Treka stardis, Tänak ja Linnamäe Virves. Just, et tegelikult kui see hooaeg sa hakata Virvesest rääkima, et tal on vaja kilomeetrit koguda sõita ja võib-olla hooaja lõpupoole midagi oodata, siis tegelikult on, ütleme, see hooaeg on päris pikk tal juba 10 rallit või 10 ralli 2 autoga.
et see on selline korralik kilometraaž on tegelikult alla saadud ja siin võime meenutada, et Rally Estonia 6. koht WRC 2 arvestuses, seal on Liepaja ralli 5, Absoluudi 5 ja hooaja algus oli WRC 2 Rootsis 9, oli ka Sardiinia 12. Tegelikult see on nagu läinud nagu step by step kogu aeg paremaks ja tegelikult see täpselt, mida nagu ka Virves, et me arvan, et me oleme oodanud selle hooaja jooksul. Et tegelikult see areng on olnud väga tore. Soomes küll kahjuks tuli seal katkestamine ja kahjuks või õnneks Akropolis ei saa olema lihtsamad jaoks kindlasti, aga see ei saa olema kellegi jaoks lihtne. Räägime siis selle üldse see ilma ja mitte testimise ja kõik selle story'd ära, et kui keeruline see üldse on, et ma võime võtta näiteks, mis me teeme Heiki küsimus, et miks üldse rajada tutvumistehad selle endi koostatakse, et põhimõtteliselt saaks ju videode pealt sõitma minna. Sisuliselt on tehtav, kui palju keerulisem see on? Sisuliselt on... Oota, ma teen starteriga lahti, ma teen. Kusjuures ma jätsin hommikul ka kohvi selle pärast joomata. Ma kirjutasin sulle veel eile õhtul, et kuule, et kas meil jagatakse mingit jooki ka saate ajal ja kui sa ütlesid, et starter on laual, siis ma jätsin hommikul kohvi joomata. Aga, ütleme video põhjal, eks selle saab tehtud, aga kui täpne see on nagu teine asi, et seal peab ikkagi täpselt hindama kurvide vahelisi meetreid, kaamera nurk petab, et olgem ausad, tegelikult sellist täpselt asja ei ole võimalik video pealt kirjutada. Küll aga mida on võimalik teha on see, et sa võtad oma eelmise aasta legendi lahti ja hakkad video pealt seda läbi siis tegema, et kui sul video pealt võib-olla mõni koht tundub nagu, et ei klapi legendiga, et siis sa ei hakka seda muutma selle pärast, et sa ikkagi usaldad seda, mis sul on varasematest aastatest kirjas. Et tegelikult saab teha nii-öelda selle töö saab video pealt ära teha, mida me oleme ka siin saadetes rääkinud, et kus tulevad mingid kividel ja kus on rehvi lõhkamiskohad, kus on mingid muud trikid kohad, et mida võib-olla märkida nüüd uude või sinna legendi, et sellel aastal siis nagu meeles pidada. Aga ega üldiselt puhtalt video pealt mingit mõistlikku legendi ilmselt ei tuleks. No selles mõttes nagu väga suurt erinevust ei ole, et kellelgi on meeletult, eks ole, seda Treekas sõitmise kogemust ei ole, et üks suuremaid häbi asju, mis vahepeal WRC-sari tegi, et tegelikult Treeka rallit pikalt ei olnud kalendris, eks ole, et kes seal 2010 andis sõitis, Tänak on sõitis toona, eks ole, ühe korraga, et siin 10 aastat ei olnud, eks ole, nüüd 2 aastat sõidetud, et nagu kellelgi nagu väga suurt koduväljaku eelist justkui ei ole, et Serderiidis muidugi, eks ole, aga päriselt ei ole tegelikult, eks ole, siis kellelgi väga suurt eelist, et okei, ma olen 10 aastat siin uhanud ja silmad kinni tean teid ja lähen. Ja tegelikult selle aasta puhul võib-olla see eelis, mis üldse siin tuleb, kes on varasemalt sõitnud, ongi see eelis, et teatavasti see legendi kirjutamine toimus päris kohutavates oludes. Autod olid kinni, muda sees olemine, et selles olus legendi kirjutada on kohutavalt raske ja see täpsusest on asi kaugel. Et need, kes nüüd on varem sõitnud, said selle eelis, et nad said ikkagi võtta oma eelmise legendi ja teha lihtsalt mingid korrektuure sellesse, aga ega suuremat sellist kogemuse eelist tõenäoliselt ei anna. Ja, ma vabandust, ma korraks saatsin siin mujale, me proovime siin Jaani korralikult kätte saada, et läheb natukene aega. Võtame Inmeri ka, et tegelikult shakedown jäi ära, see on eks ole, Inmeri hoopis teistpidi küsimus, et justkui on reegel, et shakedowni peab läbima 3 korda, aga päris tihti peale ei sõideta, et kas sellele järgneb karistus ka? Enamasti. See shakedownist on see, mis hea rääkida, et tegelikult saate ülesehituse point oli muidu see, vaatame shakedowni esimese läbimise ära, loomulikult, et vaatame, kes kui kiire on, kes saab mudas hakkama, tõepoolest, kuna see jäi ära, siis see tavaline klassikaline nii-öelda sissejuhatusosa jäi ära, aga jah, selle küsimuse juurde, et tegelikult on ju 3 korda kohustuslik ja see jäetakse tegemata ainult juhul, kui midagi on viga, autoga midagi juhtunud ja sa ei saa minna, et ma ei järgne mingit karistust, kui mingil sellisel põhjusel jääb 3 korda tegemata, aga ega niisama ei jäeta tegemata, et kui see on reegel, et peab 3 korda läbima, siis sa läbid selle 3 korda ära, et lihtsalt sellepärast, et ma tegin nüüd 1 ringi ära ja tunne hea, et nii päris ei saa, et ka võime tuua näiteks ju Oti Estonia, peale esimest läbimist oli mootor kotis ja siis polnud rohkem midagi teha, et ei saa rohkem läbida seda, et sealt nagu see on arusaadav põhjus. Nii, ja ma loodan nüüd, et meil on Jaan on kuskil toru otsas, testime kohe, ma vist pean vist klapid pähe panema. No nii, tere Jaan, kohe näha ilus mees sealpool, et mõnus päike, soe ilm ja elulill. No esiteks päikest ei ole ja ega päikest vist väga ei tule ka ja elu on sedavõrd lill, et kui parasjagu vihma ei kalla, siis pole nagu päris hullu midagi.
aga mis ma selle testikatse kohta olid seal käinud mõned inimesed seda vaatamas, meil ka fotograafid ja imestasid, et see testikatse tühistati sedavõrd hilja, et seal oli väidetavalt siis olnud üks teelõik, üks sirge, kus voolas jõgi. Et noh, oli niisugune hea poolemeetrine või rohkem jõgi ja lihtsalt voolas. Kui hull see ilm on, et no ma ütlen, sa vist eile olid näljas, sest sa poodi ei saanud üle jürede minna, et kui hull see liht seal on? Said ikka? Ma läksin, sellepärast kui inimesel on kõht tühi, siis ta on kõigeks valmis ja põhimõtteliselt ma proovisin kuidagi moodi neid teid siin ületada, sellepärast et need teed tõesti voolasid vett, eks. Noh, seal hüppasin ja kargasin, käisin mööda tee ääri, aga seal oli üks läbimatu koht ja lihtsalt läksin oma saabastega sisse, vesi oli poolde säärde ja vahet ei ole suurt nagu õunda, vähemalt kõhu sai täis. Aga kui ma praegu vaatan seda tausta, siis tundub, et ei saja, et mis see üldse ilmateade seal hetkel lubab? Ta lubab hoovihmu, aga näiteks umbes tund aega tagasi, just siis, kui oli siis pressimiiting sõitjatega pidi algama, siis oli täielik paduvihm jälle niimoodi, et vihmakardin tuli ülevalt alla ja täiesti karm oli. Et nüüd on hoovihmad, no sõitsin umbes 20 kilomeetrit sealt pressikeskusest siia hotelli juurde, kogu aeg ikkagi tibutas ja sadased klaasipuhastajad olid kogu aeg töös. Aga no mis nad ütlevad, et see üsna kiiresti kuivab, aga keegi ei tea, kui palju seda kuivamist on, kas tuleb vihma juurde ja ma ei tea, kas te saite selle Ott Tänaku video või ei saanud? Me paneme selle peale sinu rääkimist eetrisse, et sa võid väikse sissejuhatuse teha küll, et mis Ott Tänak, mida teised rääkisid, et kui erakordne see seis seal on, et kas ta on nagu Kreeka mõistes erakordne või ta on ralli etapi mõistes erakordne? Ta on üldse erakordne, sellepärast, et kellelgi ei ole mitte mingisugust teadmist, millised need katsed näevad välja reedel, laupäeval, pühapäeval, kui need tegelikult sõitma hakatakse ja Ott ütleski, et see kõhutunnetusele ja kogemustele ja tarkusele tugineb see, et kuidas nendest kiiruskatsetest läbi saada, aga no muidugi esimene eesmärk oli tal ju, nagu ta ütles, et kuidagi esimesest katsest üle saada, et ütles, et no näed, et enne oli lootus, et saab kuidagi läbi testikatsest ja esimesest katsest, aga kuna testikatse jäi ära, et siis üks probleem sellega lahenes. Noh, ta vihjab sellele Rally Estoniale, kui ta auto tal juba testikatsel ära lagunes. Kui tõenäoline, ma küsin, kui tõenäoline see on, et sõidetaksegi 15 kiiruskatset, et kas on oht, et tuleb lühem ralli, kuidas jutud on, et mis seal need plaan B, plaan C, plaan D üldse korraldajatel on? No korraldajad ütlevad, et nad tahavad kõik sõita kogu selle ralli läbi. Ott Tänak ütles, et täpselt nii kaua, kui auto kinni ei jää mutta, siis saab ju rallit sõita igasugustes oludes. Ja ralliautod eriti tähendab eelkõige need neljaveolised, need peaks sellest mudast ennast läbi vedama. Aga Jaanus Reemel, fotograaf, läks neid rajaolusid pildistama ja jäi mutta kinni ja siis ta ütles, et tund aega nõksutas seda autot välja, aga lõpuks sai välja. Nii et olud on niimoodi, et tänavasõiduautoga ei ole midagi teha. Ja palju sõltub sellest, et kuidas need teed on lõhutud ja mitte ainult need teed, vaid seal on ka tähtis, kuidas on nii-öelda need tagavarateed, kus siis kiirabiautod peavad sõitma vajadusel läbi, et kuidas need teed on läbitavad. Et korraldajad ütlesid, et ohutus on ennekõike. Aga korraldajad panevad hullu ja arvavad, et kogu ralli saab läbi sõidetud. Eks seal oli teatud probleem ka, kui nad jätavad mõned kiiruskatsed siin vahele, siis ei saa ju välja jagada täispunkte. Et seal oligi vist niimoodi, et praegu sellega, et nad lühendasid seda punktikatset, siis jäi neil varu vist oli 60 kilomeetrit. Ehk siis kui nad 60 kilomeetrit kärbivad kiiruskatseid, siis lähevad jagamisele vist olid kas pooled punktid või 3 punktid. Siin on täpselt vastusse võlgu. Aga kõik ütlevad ühte, huvitav saab olema.
kui on sellised olud, selline ilm, kellele see üldse sõitjatest võiks eelis olla, kui üldse, et mis see nagu, kui muidu, eks ole, me teame, mida Kreekast oodata, rasked teed ja rehvid lähevad, siis mida üldse, nüüd on see mudas uhamine, läbitulek, ellujäämine, et kellele see nagu paberil võiks anda väikese eelise? No te eelnevalt seal rääkisite just legendi suhtes, et kes on varem seda Kreeka rallit sõitnud, aga tegelikult eks ta ole, et need, kellel on rohkem kogemusi üldse, no pakun välja siin Ogier, kõik need vanemad sõitjad, Neville, Ott Tänak kindlasti nende hulgas ja see, kellel on väga hea autotunnetus ja nii-öelda kõhutunne, kes jagavad ära, et kus kohas gaasi suruda ja kus ennast tagasi hoida. Et just kohanemine, Ott Tänak sellele ütles ka niimoodi, et kui sa juba rallit sõidad, siis sa kohaned sellega, hakkad juba aimama, mis seal tee peal on ja kuidas seal sõita tuleb. Et noh, siin ütleme, selle teooria järgi kõige vähem sobib see ralli ikkagi Kalle Rovanperale, kellel ikkagi on kogemust piisavalt vähe just nende olude jaoks ja võimsa ralli üks autoga. No nii, Roland, tahad ka midagi küsida, sa jäid nii ja ma jäin just mõttesse ka selle, et kellele kui hästi sobib ja tegelikult jah, Kallele võib nagu teooriasse vähem sobida, kogemuse mõttes, aga stardib esimesena, me ei tea, et kui ta ikkagi väga märg ja ligane ja mudane saab olema see ralli, et siis seal ees on kindlasti parem minna kui pärast, kui sul juba mõni auto üle sealt sõitnud, et tegelikult ma arvan, et me ei saagi sellele mingit konkreetset vastust enne, kui me näeme esimesi katseid, et kuidas see rada hakkab seal, esiteks, mis olud seal lõpuks on, ja teiseks, et kui palju see rada hakkab muutuma peal igat autot. No ja see asi on ju see ka, et okei, rada kuivab kõikeks, aga see rada on ju rööpasse sõidetud ja sinna ju teoorias ei tohi ju lasta teeöövlit peale, kes selle raja ära tasandaks, et tõesti, keegi nagu täpselt ei tea, mis seal on ja Esa-Pekka Lappi ütles huvitava teooria, rääkis välja, ütles, et kui vihma sajab, siis on nagu parem ja kindlam sõita, et sa ei sõida nagu mudas, sa sõidad nagu nii-öelda vihmas ja kõik, eks. Aga kui on kuiv ja tulevad mudased kohad ja siis seal just räägiti sellest mingi punane muda, ehk siis seal on liivapõhi on. Ja kui see punane muda teel kuskil kohas on, siis öeldi, et see on palju hullem, kui sõita slikkidega jääl. Igatahes igal juhul, mis tuleb selle hooaja vaata, et kõige põnevam ralli. Selles mõttes, et sellist teadmatust ja põnevust tegelikult ei olegi ju sel hooajal ühegi etapil olnud. Ja kindlasti ma omalt poolt veel nii palju lisaks, et muidu me võib-olla ootame Montet, mis on täiesti nagu ootamatud olud tavaliselt. Aga see aasta Kreeka nagu lööb selle kordades üle vist, et keegi ei oska oodata, ja ka katselt on üks katse võib-olla täiesti muda, teine täiesti kuiv, et me ei tea, me näeme seda nädalavahetuse jooksul, et selles mõttes see on kindlasti ma ütleks, et potentsiaal on, et selle hooaja kõige põnevam ralli tuleb, muidugi. Ja Jaan, sa võid rääkida, mida sa ootad, aga tee ka ennustus. Ootame siis spetsialisti ja ennustust, et kes lõpetavad näiteks esimesel 3 kohal ja miks. Et ootame siis ära, mida Martinson arvab. No Martinson arvab seda, et ta paneb igal juhul panused, paneb Ott Tänaku peale. Just Otil ei ole kaotada midagi, tahab saada head tulemust. Ja just see, nagu on räägitud, et temal on see tagumiku tunnetus on täiesti tipptasemel, et ta suudab nende oludega kohaneda. Mäletate seda alla tulekut sealt Monte Carlo ralli viimasel katsel, kui ta pani täieliku hullu ja vedas ennast vist kas 3. kohale või 2. kohale, kõik see, et kuidas ta rääkis, et ta ainult arvas, et seal on pidamust ja selgus, et nii ta ongi. Nendes libedates oludest sai ta väga hästi hakkama. Ma pakuksin teda. Järgmiseks pakuks Ogieri, no just see kogemuste suhtes ja 3. Neuville'i, sest Neuville on ka päris korralik võitleja ja ma arvan, et just Neuville suudab selle ralli läbida üsna tasakaalukalt. Aga Rovanpera puhul, ei lõpeta rallit või paneb välja kuskil. Oi,
Väris uljaks läinud. Punktitabeli jaoks oleks see muidugi eriti magus. Siis ju tagant on, ütleme, ega Evans ei ole väga kaugel. Aga kusjuures ise ma lisaks ja veel kindlasti Evansi. Sest no ega Evans on pool oma elu sõitnud seal vihma sees, libedas ja mudas, et ega ka temal peab see autotunnetus hea olema. Muidugi ta ütles, et ega siin pole täna Walesiga midagi võrrelda, et Wales on ikka kuivralli sellega võrreldes. Jah, seda küll. Aga siin võib kõik, nagu ütleb, et ootamatult, et ma just räägin, et meil pandi eile see piirkond pandi eile õhtul kuskil kella 6-7 paiku pandi kinni, oli liikluspiirangud, see tähendas seda, et sõita tohib ainult hädavajaduse korral ja siis tuleb seda teha aeglaselt ja ettevaatlikult ja täna hommikul, kui ma rallipark hakkasin sõitma, siis sain ka väga täpselt aru, et miks see piirkond kinni pandi. Oli nii, et asfalttee, eks lased rahulikult seal 90-ga ja siis tuleb väike kurv ja see kurv oli siis täiesti muda all. Et sealt oli nõlvast alla voolanud siis seda lahtist muda ja õnneks ma võtsin neid õpetussõnu kuulda, sõitsingi ettevaatlikult, aga tõesti sentimeetrine mudakiht oli ja seda oli umbes 152 meetrit. Et täpselt samasugused jamad võivad olla ka rallirajal, et saab näha. Jah, me teeme siis okei, et laseme sul siis kirjutama ja olema, et aga enne muidugi küsime, teeme kulinaaria nurga ka siis, et mis on siis, mida härra Martinson siis seni nautinud on või kogu see vihmasaja, ma küsin hoopis niipidi, et kas see vihmasadu on mingid poed, restoranid, mida on ka kinni pannud või kas see elu läheb linnast seal edasi nagu tavaliselt või oligi, et läksid üksi seal saapad näpus läbi ojade poodi? Ei, tähendab, poes siin käisin läbi ka väikest näksimist õhtule, eile läksin lõunale, on siin üks väike kohalik nii-öelda tuntud restoran, kus on kõike head ja paremat ja pärast mind tuli Andres Mikkelsen oma kaardilugejaga tulid ka sinna sööma ja siis tellisin mingisuguse Kreeka roa, muidugi seal omanik nagu inglise keelt väga ei rääkinud ja seal oli see Kreeka roa nimetus ja siis seal oli kirjas, et mis liha see on, ja selgus, et see on lambaliha, ma olen suur lambaliha austaja ja siis tellisin selle ja siis toodi mulle siis lauale, põhimõtteliselt terve lambakind. Hakkasin vaatama, et kuulge, kallid inimesed, kas ma pean selle tõesti ära üksi sööma, maksis 10 eurot. Ja siis ümberringi oli siis sa vene aja laps, et sind on õpetatud, et peab kõik ära sööma, eks ole, et ma eeldan, et sa alles ei jätnud. Nii palju, kui kõhtu läks, siis läks, et seal olid need väiksed pastagruubid, tomati kastmes olid kõik igal juhul ümber ja see lammas oli niivõrd hõrk, ta oli ikkagi, ma pakun välja ikka tundi 4, 5, 6 oli ahjus olnud, siis pärast seda nad soendavad, aga see liha sulas suus ja ütleme niimoodi, et see oli juba omaette elamus. Kas mul on tunne, et Jaan on söödi osas kirdlikum kui selle ralli osas praegu? Mis kirjeldused? Kui sa oleksid kuulnud, kuidas eelmine aasta Jaan oli ka vist Kreekas, et kuidas ta Kreeka salatist rääkis, endalgi hakkas vett jooksma. Jaan, ma pole lõunal teinud, come on, nii ei tohi. jah, aga õnneks ma ei võtnud siin ette Kreeka salatit, sest see on ju meeletult suur ports, et siis mul poleks see pool lammast mul sisse mahtunud, aga siis eelroaks ma võtsin siis kitsejuustu koos terava paprikaga, nii et see oli õnneks väiksem ports, see oli ka muidugi väga hea. No vot, kuule, ma arvan, et laseme Jaani mitte puhnama, vaid tööd tegema, ehk siis ootame läbi nädalavahetusena Rikki, eks ole, teravaid kommentaare või rõõmsaid kommentaare, et jõudu sulle, Jaan. Ma ei tea, tahad siin midagi vaatajatele, kuulajatele veel lõppu öelda või pigem ei taha? Ei, ma tahan lihtsalt seda öelda, et mis mulle jõust ikka soovida, et ütleme, et kui sul on vaja midagi tõsta, siis selle jaoks on kraana, aga mõistust oleks vaja. Mõistust oleks vaja, no okei, siis teravat mõistust sulle, teravat sulge ja äkki siis homme võtame ära sind, äkki õnnestub ühenduda, et tervist ja ole terve, õigemini tervist. Ma olen täna nii liimist lahti, ma ei tea. Ei ole hullu. Okei. Sa olen nagu soomlane. Nagu soomlane, aitäh. Nii, okei. Tšau.
kuna nüüd Jaanis laseme siit Torvatsast ära, siis järgmine asi, mida me teeme, on see, et Jaan tegelikult tegi meil ka intervjuu Ott Tänakuga. Loodetavasti saame ka selle jooksma ja siis väike kõll ja siis siis läheme rallijuttudega edasi. Et no nii, läheb, ma loodan. Ott Tänak, Kreekas on sadanud päevi täielikku paduvihma. Kirjelda neid olusid, kui sa oled nii-öelda vihmas ja mudasel teel legendi käinud kirjutamas. Mis seal rajal toimub? Tavaliselt sajab vihma. Iseenesest, kui me alustasime esmaspäeval, oli pool päeva oli päris kuiv, siis muutus märjaks. Ütleme, et siit mingi 60-100 kilomeetrit põhja poole on sadu olnud pigem päris tugev ja siin on igasugu rekordid tehtud ja kahjuks on vesi päris palju ära uhtunud ja kahju teinud siin kohalikele, aga jah, ütleme, et siin meie rajoonis ei ole tegelikult väga hull olnud, et siin mõned uputused, aga jah, ei midagi hullu. Rallit ikka sõita saab nendel teedel? Eks rallit saab igasugustel teedel sõita lõpuks, nii kaua kui auto läbi läheb, ju saab igasugu asju teha, et kuidas see lõpuks välja näeb, see on omaette küsimus. Kuivõrd palju nüüd teie kirjutatud legend klapib sellega, mis tegelikult teilt ees ootab reede, laupäev, pühapäev? Eks enamus katseid tegelikult oli okei kirjutada, et nähtavus oli okei, eks meil siin ju varem on ka kirjutame seal vihma sadanud ja kui sa pead pilve sees sõitma, siis auto kapotina, et siis ei ole väga midagi kirjutada, aga tegelikult seekord oli lihtsalt märg ja nähtavus oli okei ja sai kirjutada, et eks mingid katsed, mis siin läbi soode ja nii-öelda üle põldude läksid, siis ilmselgelt see läbivus oli pigem keeruline ja sellistes kohtades oli pigem ellu jäämine, et lihtsalt läbi saada, et ega seal raja kirjutamisest midagi tolku ei olnud, aga ma arvan ka, et suures pildis olud kindlasti muutuvad, et ma saan aru, et täna peale lõunast või homsest peaks kuivaks muutuma ja tegelikult ju temp on siin kõrge ja see peaks kuivatama päris kiiresti. Kuivõrd palju te enne katset saate teada, mis seal katsel toimub, millised on tingimused, sest kruusarallidel ju esiautot ei ole? Eks me kohati saame, meil iga katse kohta on selline 2-3 ilmameest, kes siis katavad mõned kilomeetrid, et jah, ma arvan, suures pildis selline 20-30 kilomeetrise katse kohta selline 5-6 kilomeetrit nii-öelda sektsioonidena me teame, mis suunas see olud on muutunud ja eks ülejäänud siis tuleb jooksvalt nii-öelda loota talendile. Nagu ma saan aru, niisugustes oludes ongi võib-olla see, et mitte see legend ja mitte see kiirus pääseb maksmusele, vaid just kogemus ja autotunnetus ja kuskil tagaseljas, et mida ütleb, et kus gaasi suruda ja kus veidike tagasi hoida. Jah, eks suuresti ma usun, et tekib see mingi instinkt, mis siis annab sulle kuidagi enesekindlus ja eks siis selle pealt tuleb jooksvalt vaadata. Ralli on alati mingil määral ettearvamatu ja eriti sellistes nii-öelda kuivavates oludes või siis kas või vastupidi nagu märgades oludes, kui olud on muutuvad, siis tuleb lihtsalt minna oludega kaasa ja jooksvalt vaadata, mis on, aga eks pigem tuleb alati arvestada, et kuskil võib olla üllatus ja vast sellistes oludes päris 100% ei sõida, et eks seal peab paar protsenti varu olema. Mida sa ootad ise sellelt Kreeka rallilt? No, ma loodaks testikatselt ja esimeselt katselt natuke kaugemale jõuda, et eks testikatse jäi ära, et siit me oleme juba edasi, et loodetavasti saaks mõne vähemalt puhta ralli sõita ja kuidagi mingisse rütmi tagasi. Kas mingisugune lootus ka peas tiksub maailmameistri tiitli suhtes? Nagu ma ütlesin, et praegu on eesmärk pigem rallit lõpetada, kui midagi saavutada, et eks neis pikalt on päris keeruline periood olnud. Ajakirjanikud on teinud taaskord head tööd ja on juba kandnud M-spordi järgmiseks aastaks maha. Nagu ma sain aru, see ongi meediaspinn. Mis sul info on? See on selge, et sport või üleüldse spordil läheb hetkel
kindlasti FIA ja promootor peavad tulema millegi väga uue ja värskendavaga välja, et lahendust on vaja, edasi tuleb minna, et see kuidagi oleme, või see sport üleüldiselt on väga pikalt siin 90-ndatesse kinni jäänud ja järgmist sammu ei ole suudetud teha, et täna, kui ma ei oska öelda, kui keegi tahab veel M-sporti ka maha kanda, siis ütleme, et jällegi üks samm lähemale selle eriala surmale, et eks näis, mis saab, aga jah, ma arvan, need ajakirjanikud, kes seda maha kannavad, need kannavad ka enda tööd maha siin. Millal sinu enda tulevik järgmise aasta suhtes selgeks saab? See saab selgeks siis, kui ta on selge, et ega nendel asjadel kunagi tähtaega ei ole. Jällegi, võib-olla spin, aga mulle tuli tekstisõnum, et Hyundai tahab sind väga ja väga ja väga. Oled sa valmis tiimi vahetama? Ja, see on tore, kui inimesed räägivad ja tekstivad ja kirjutavad lugusid, aga eks tavaliselt tihtipeale see reaalsus on midagi muud, et eks neid lugusid spinnitakse just selleks, et siis Jaan saaks oma lugudele klikke koguda. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. No nii, väga ma jätsin klapid pähe, ma ei taha klappidagi olla õige. Väga meeleolukas intervjuu, pole midagi öelda. Vanameister Martin, sul oli täna seekord kuidagi hoos. Ma ise üllatunud, et Ott nii jutukas oli ja kuidagi rahulik. Ei läinud käima, sest ütleme, küsimused ju kohati oli see, et mahlakad, millele võiks ikka sellist võib-olla konkreetset vastust anda. Aga arutles ilusti edasi ja arutles lõpuni välja. Mina arvaks kahest asjast kinni. Vaatid liiga palju nüüd ei jää. Või sa oled jooksma või? Alaealised ei tohi juua või alla 16 aastased ei tohi juua, mina võin mitu, ma olen täiskasvanud mees. Esimene asi, millest ma kinni arvaks, see legendi kirjutamine. Lihtsalt see on võib-olla selline kogemusküsimus. On sul ka olnud niimoodi, et ilm on nii rets, et näedki ainult rapotti ja proovid seal midagi vihikusse kirja panna, et kas sul on juhtunud, mis see üldse sõidu mõistes tähendab, et kui keeruline siis on peale minna? Ma loodan, sa ütled, et on juhtunud, muidu on juba mõttetu küsimus. Ma ütleks, et ma arvan, et nagu mingit sellist väga kreisit ei ole, aga neid olusi on küll olnud kindlasti, kus on, ütleme nii, et on olnud vaja saada sellest katsest pärast video kätte, et ma nagu päriselt ka näeksin teed, et üks asi on see, et me kirjutame siis autos selle valmimise legendi, aga nähtavus on olnud selline minimaalne võib-olla 30-40 meetrit, et siis seda visuaalset pilti ei teki, et selles mõttes neid olukordi on küll olnud. Katsete ajal nagu päriselt ralliautoga sõites udukotis neid on rohkem olnud, et kus lihtsalt midagi ei näe. Aga ütleme päris sellises oludes, ma arvan, et ma kirjutada ei ole saanud. Märgades oludes võib-olla oligi Võilis kõige märjem, kus ma kirjutada olen saanud, aga päris sellist olu kindlasti mina kogenud ei ole, nagu seal hetkel on ja ma arvan, et on tore, et ma ei saanud seda kogeda. Ja räägime siis, kes võib-olla lugenud ei ole, mis Martinsoni küsimus selle M-spordi kohta, eks see sai alguse Lube intervjuust, kus ta ütles, et suures plaanis ta ütles, et järgmine aasta on WRC sarjas 2 tiimi. Loomulikult maailm korjas selle üles, aga tegelikult see veebileht, kus see üles võeti, see võttis ikkagi maha, et tundub, et seal mingi ajakirjanik tegi natuke nahka. Seal tehti nahka korralikult, sest tegelikult vist Lube ütles mingid sõnad üldse, et ala, et ei tea, mitu autot sõidab, et kas tuleb mõni auto või tuleb 2 autot. Ühesõnaga see oli lihtsalt, vastus oli, et ta ei tea midagi, aga korjati üles siis või meelega, et me M-sporti polegi järgmine aasta. Meil on 6 aega mööda läinud. Kuidagi on läinud niimoodi, et 6 aega on möödas ja ainus asi, mis juhtunud vahepeal on see, et ikkagi on leping ainult Neuvillil teadolevalt, eks ole, ja me teame, et Suninen sõidab järgmine aasta kas pool rallit või terve hooaja, pool hooaja või terve hooaja. Me ei tea mitte midagi. Kuidas sel aastal niimoodi läheb, et need asjad nii visalt? Mis domino tükk üldse oodatakse, mis toimub? Kuidagi hästi kummaline seis on, et me ei tea, kes kus on. Latval on kindel, et Rompera jääb, aga see ei ole ka selline, et meil on asjad lutrus ja rääd löödud, vaid ta on umbes see, ta peaks ju jääma. Ja, tegelikult ma arvan, et Rompera puhul küsimust ei ole. Võib-olla ühel hetkel oli see selline hinna üles kruttimine Rompera meeskonna poolt, aga praegu on see kindlasti ma arvan,
PR küsimus, et see ju lisab pinget ja kui on teadmatus kuni uudise avaldamiseni, siis on kõige parem, et kui see ei leki vahepeal. Aga ma arvan, et need põhitükid ongi siin hetkel Ott Tänak ja Sebastian Ogier, et kelle üle ka kõige rohkem spekuleeritakse, sest olgem ausad, ega teistel ei olegi kuhugi nagu või mingit loogilist kohta, kuhu liikuda. Et pigem on võib-olla küsimus see, et kas keegi tuleb juurde kuhugi, et kui räägitakse 4 autost. Aga jah, ma usun, et see Rovampere paigas on 99% kindel. Mis saab Otist, mis saab Ogierist on nüüd küsimus. Loodan, et üks neist liituks Hyundai'ga. Selle Tänaku puhul oli küll, et Miller vist päris äkki isegi esimest korda, et nemad kindlasti tahavad, et Tänak järgs meile, et meie väga tahame, et varem oli selline jutu bla bla bla, nüüd lõpuks tuli see, et meie kindlasti tahame, et Tänak järgs meil, me kõik tahame, meil läheb vaja tugevat sõitjat, et tulevad pikad läbirääkimised, aga laias me teeme kõik, et ta jääks Fordi rooli, et selles mõttes, et huvitav käik, et enne seda oli sellist tuli ajast natuke sellist sousti välja, et ämarat sousti, et nüüd oli lõpuks, et meie tahame, et Tänak järgs M-sporti. Mis on, ma ütleks, et on hea märk just ju selles plaanis, et ei ole, kui ütleb nii, kui raha ei oleks või tulevik oleks selline hämar, et sulle, siis sa ütleks, et me tahame järgmine aasta selle sõitjal jätkata, siis sa ütleks, me ei tea, mis järgmine aasta tuleb. Ja tegelikult siia lisada võib veel selle, et vist oli Wilson ise ütles seda, et on 2 varianti, kas jätkatakse ühe tippsõitjaga, ühe nii-öelda noorsõitjaga või jätkatakse ainult noorsõitjatega, et siin ei ole nagu küsimustki olnud, et kas lõpetatakse ära või mitte. Et teine variant oli see, et on Lube, on Formeau ja siis loodeti, nii-öelda artiklis oli siis veel kirjas, et äkki tuleb ka Kas tagasi, Greensmith. Et ongi 2 varianti, kui Otti pole, siis jätkatakse noorsõitjatega ja nii on. Et M-spordi poolt loomulikult seal on vaja kiiret sõitjat, maailmameistrit ideaalis, kes suudaks sellest autost maksimumi võtta, mis hetkel siis käes on, aga ka kindlasti võib-olla üks lisa, millega nad üritavad ju maha müüa, ongi see Dakari projekt, et kaua see Ott ikka viitsib seda sarja kaasa sõita, on ju. Et ühel hetkel saaks pakkuda Dakari projekti Otile, aga vaatame. Jälle nii palju uudistest aru saanud, et Milner ütles, et see aasta pandi nagu nii suured finantsid Oti alla, et järgmine aasta seda teha ei suudeta enam. See tähendaks seda, et siis Ott peaks oma palganumbris alla tulema. Et väga kahetised sellised artiklid ja arvamused seal igal juhul tulevad, et nende põhjal nagu küll mingit loogikat lukku ei saaks panna. Mis siis on veel uue, see on rubriik, mis on vahepeal 2 aja jooksul juhtunud, kui pole siin näinud. Üks asi meil ERC sarjas, mis võib olla järgmine aasta on ka Eestis, eks ole, et seal selgus maailmameister kuulus Hayden Paddon, Tšehhi ralli oli kõik ebaõnnestusid, suvalised tšehhid olid eesotsas Delanu Paddon, et üks sõit hooaja peale ja ralli teine, et eks ole, et Jaa, kõva tulemus, tegelikult väga kõva tulemus ja ERC sarja puhul on eriti ma ei tea, ütleme äge see tegelikult, et igal rallil on ka mingid kohalikud mehed, kes tulevad sõitma, kes on hullult kiired ja suudavad konkurentsi pakkuda seal. Et see on selle sarja puhul eripära, mida tegelikult VRC-s me ei näe, et VRC-sse tuleb mõni kohalik mees sõitma, et VRC rallid on esiteks nii pikad juba, et nad ei saa kuidagi nende, ütleme siis kas või VRC2 tippudega kuidagi nagu väga seal võitlema, et ERC puhul on see lahe, et seal tulevad sellised, ütleme, pool no-name sõitjad ja suudavad ka midagi teha. Iseenesest sari üliäge, sõitjad väga palju ja tundub, et ka konkurents seal võib julgelt võtta, et top 10 meestest on ikka päris kiired ka. Et Pädanile õnnesoovid ja lätlane Martin Sesk ju vist lõpetas 3. või 2. või? Seal on meil üks ralli sõita. Jah, see ei ole kindel. Kas teiseks või 3. Ösbergiga võitlevad seal? Nad on edu selle Ösbergi ees on päris kõva, et eks näis, järgmine aasta, kui on Rally Estonia ERC sarjas, siis võib-olla on ka see, et saame proovime kaestada natuke rohkem. Jah, et siis me võib-olla pendeldaks rohkem ka mõlema sarja, et ma näen selle juurde, me sellest ERC sarjast üleüldse Eestis räägime liiga vähe, tegelikult peaks olema rohkem pildis, sest ta on ikkagi kõva asi, aga meil kuidagi jääb ta väga sellise WRC varju miski pärast, et võib-olla on ka see, et pole praegu see stabiilselt sõitvalt eestlast. Kindlasti, kui meil oleks ka seal Eesti sõite tipus sõitmas, oleks teine lugu. Et siin on ju tegelikult kogu aeg olnud, et viimati oli ju, kes sõitis enam, ma ei tea, pool hooaega oli ju, kes meil sõitis siin eelmine aasta? Ken Torn oli kindlasti ainu ja Linnamäe tegi ka vist pea pool hooaega kaasa, et see aasta ei ole väga, jah.
ja vaatame siis otsa nüüd ka, mis meid see nädal ootab siis Kreekas. Põhimõtteliselt täna neljapäev, kes kuuleb järgi, et ei jääks segadusse neljapäeva õhtul, siis loodetavasti suudetakse ära sõita see esimene linnatatse. No see on väike sutsakas, 1,5 kilomeetrit. Vast saab hakkama sellega. Vast leitakse mingi koht, kus on mingid, saab sõita ära reedel, siis läheb päev lahti sisuse 8:30, tuleb see ja siis 5 kiiruskatset sõidetakse, kõik on sellised 20 kilomeetrit üles peale, et viimane kiiruskatse algab siis 5, meie saade läheb otse-eetrisse, kes tahab meid ilusti vaadata kella 6. Ja me loeme siis tabeliga ette, kuidas me siis tegelikult sellele rallile vastu läheme, et Rovanperal Kokku on siis veel 4 etappi koos Kreekada. Rovanperal 170 punkti, Evansil 145, Neuvillil 134 ja ütleme, nemad on siis juba tiitleitluses veel ja Tänak 104, see oleks juba vajaks sellist imelaadset asja, et sealt nagu hakata MM-tiitli suunas minema, see eeldaks, et esimesed 3 meest kõik ebaõnnestuvad, mis ei tundu. See on pigem selline juba ulmemuusika. Aga kui Jaan siin ennustas Rovanpera ebaõnnestumist, oletame, et see läheks nii, siis tegelikult läheb väga põnevaks see olukord seal, eeldades, et teine, 3, siis Evans Neville peaksid seal õnnestuma. Et tegelikult see hooaeg tundub, et läheb lõpuni välja ja ei teki. Ma arvan vähemalt, et enne seda Kesk-Euroopa rallit ei teki siin mingit konkreetset pilti ette. Et kes kus on, et ma usun, et see Kreeka saab olema praegu kõige suurem üllataja, ega punkti tabeli mõttes, et kus me oleme pühapäeva õhtuks. Mis edasi saab, on kiire Tšiili, Kesk-Euroopa, mida ei ole varem sõidetud ja siis aasta lõpu Jaapan veel, mis ei ole ka kõige lihtsam asfaldiralli. Et ma usun, et see hooaeg ikkagi lõpuni võiks püsida selline enam-vähem põnev, et ma ei usu, et me nüüd viimased paar etappi saame juba kindlalt väita, et me teame, kes võitja on. Ja, no, ma loodan ka. WRC raksarja saatame ka hetkel, seal see punkti arvestust on midagi natuke keeruline teha, sest et midagi läheb, arvest midagi lähe ja nii edasi, aga Mikkelsen 82, Rossell 77, Bajari 71, aga mida ma tegelikult öelda tahtsin on see, et kõik tipud on kohal. Hakkame siit minema kohe Mikkelsen, Bajari, Solberg, Greensvik, Kaetanoviks, Kreasin, Pormoo, Linnamäe, Virves, ütle mulle WRC 2 sõitja ja ta on kohal laias lastus, Eesti poistel ei saa lihtne olema. Jaa, et mulle meeldib, kui see WRC 2 on kõik kohal ja on vahelduseks ka see etapp, et ei ole vaatada ainult ära need, eks ole, WRC autod, vaid on täpselt see etapp, mis seal tagapool toimuma hakkab. Ja see on üliäge siin etapil, et kogu see WRC 2 paremik on kohal. See andmine saab olema kõva ja ma isegi ausalt öeldes, ma pean ütlema, et ma isegi ei oska nagu täna Linnamäele ja Virvesele panna mingisugust nagu eesmärki omalt poolt, et kui muidu oleme rääkinud, et kindlasti top 10 võiks olla ja nad üllatavad, vahel tulevad top 6-ga, võtavad katsevõite ja top 3 katseaegu. Et täna selles satsis esialgu ma tahaks nagu võib-olla öelda, et nagu tulge kindlasti lõpuni see ralli. Et nendes oludes võib-olla on see, me ei tea, mis olud lõpuks on, aga eeldame, et on olud sellised, nagu me täna näeme. Nendes oludes tulla ilma probleemide, et lõpuni tulla sellise enam-vähem okei jooga, et sa ei hakka nagu riske liiga palju võtma. Et ma usun, et siit, kui sa lihtsalt tuled lõpuni, sa oled kõik need kilomeetrid ära, see kogemuse mõttes annab sulle rohkem, kui hakata siin võib-olla punnima ja ühel hetkel nagu ära lõpetada. See on muidugi juba lihtne öelda, et tulge läbi, eks ole. Ma arvan, et selle ralli puhul võib-olla on seda nagu lihtsam öelda, et tulge läbi kui mõne muud teise ralli puhul. Ma nii ootan seda esimest katset, ma tahan näha seda kaamera. Esimest sa ei näe midagi väga, see on korraku metsakatse. Ei, ma mõtlesin ja reedest esimest, see tänane lasta jääb, ma mõtlen, see on obviselt esimest, mis seisus need eed on hullud. Ja me ei tea, vaata, mingid katsed on okeid, nagu Ott ka ütles, ja mingid on tuksis. Et ma nüüd ise, ma ei ole liiga palju süvenenud, mis katsed need, mis on, et kus kohas need katkisemad katsed tulid ja jällegi, mis oludes need lõpuks on, et täna me räägime küll sellisest lappes oludest, aga võib-olla sõidame rallit jumala okeis oludes. Eks me näe. See Kreekas on see päike on selline, et see võib selle ära kuivatada. Päevaga niimoodi ära, et sa paned nagu tolmab tee, on ju. Et ärme siin liiga palju võib-olla seda üleskrutti kõik juba ootavad, et meil läheb nüüd siin mudaralliks, aga võib-olla ei tulegi. Ja, kui muidu vahest on siin neljapäeviti Gunnar Lehest on teinud Rahuti, siis kõigi Rahuti fännid, ma unustasin öelda, et Rahuti ei ole, sellepärast, et siiamaani ei mina ega Roland pole seda ära õppinud, kuidas see käib. Et, jube raske. Mina ei tea, kuidas see käib liiga keeruline. Kes see fänn appi tuleb teeb ära või? Ei, saab ilma hakkama ja kindlasti siis ootame täna ei hakanud
küsimusi ei liialt ette võtma, et muidu Jaan rääkis nii palju ja Tänak rääkis nii palju, et meil läheb muidu saade liiga pikaks. Kuule, aga enne kui sa hakkad siin juba otsa... Ei, ma ei hakka üldse otsa, me peame ennustama ikkagi. Okei, sõitjatest või rääkides, et me oleme siin enamusi sõiteid maininud, aga me ei ole maininud veel näiteks Lappit, Katsutat ja Sordot. Katsutat me korraks mainisin, saate alguses mainisin, et tema tuleb 0 testiga peale, 0 kilomeetrit testi, shakedowni pole, ütles, et paneb ralli alguseks Rompera seade, aga mis sealt edasi saama hakkab, ta ei tea. Aga Sordo, ma ei kujuta ette, nagu, mida Sordo siin nagu tegema hakkab, sest Sordo on selline pigem nagu ikka sõidab sellist keerulist kruusarallit, aga see peab olema ilmselt kuiv kruus, et ta seal nagu tunneks ennast mugavalt. Mis seleta lollile lahti, miks on siin Sordo mitte suninen? Ma arvan, et tänase, kui ütleme, seda otsust saaks täna veel muuta või enne legendi kirjutamist võib-olla oleks tahetud muuta seda, siis võib-olla oleks olnud mõistlik see sunninen siia tuua küll. Aga eeldusel, et kõik ikkagi arvasid, et Kreeka on ju selline raske, aeglasem ja kuiv korralik kruusaralli on ju, siis ju Sordo tegelikult on ju näidanud, et ta on seal Sardiiniat, Portugalit, Kreeka samamoodi on ta ju väga hea. Aga täna need olud jälle tõenäoliselt teistsugused, et võib-olla, kui oleks teadnud, et need olud on täna sellised, siis oleks seal sunnine. Et ei oska öelda. Et ma arvan, ma ei taha küll midagi halba Sordo kohta öelda, aga ma arvan, et ta ebaõnnestub siin täielikult. Vaatame, sest stardi koht on ka selline, et kui need teed on nüüd märjad, mudased veidi, mida nad peaksid olema, sest üpriski pehme pinnas on seal kohati liiva peal, siis stardipositsiooni pealt juba on see nagu päris halb tulemine. Ja Lappi koha pealt ei oska ka öelda, ma arvan, et ega ta sõidu mõttes võiks nagu kiiremees olla, aga jällegi, et mis seisus need teed on nüüd selleks ajaks, kui tema rajale tuleb, et see saab olema see koht, kus me saame aru, et kas tal on üldse siin mingit võimalust top 5 punnida või isegi pole seda, et eks me seda näe reedel ära. Ja muidugi seda MM-sarja üldseisu ilmestab minu meelest päris hästi see, et Toyota tiimipealik Latvale ei suvansegi kohale tulla, vaatas, et Rompera Evans nii eest ära, et ma lähen parem sõidan ise rallit, et poisid saate ise hakkama. Ma arvan, Tatsuta võib-olla tahaks ka nõud küsida ja see on, võta Rompera need seaded ja pane, et ma teen omi asja. Teist rallit järjest juba, mees ajab omi asja. Eriti kujutakse, ma ei tea, ma ei kujutakse ette, et ma ei korvpallikoonde seal Jutta Toiale ütles enne mängu, kuule, et poisid saate hakkama küll, ma lähen siin ise teen kossu kuskile mingi Jaapanis. No ei ole ju, mis asi see on. Ma ei tea, kas see Latval ise ei saa aru, et see natukene tsipa näeb totter välja. Ma saan aru, kodune, Soomes sõitmine, super, väga äge, andke tull. Aga lihtsalt sa nüüd järgmisel rallil loed ka, et ma lähen panen, oli Jaapanis oli ikka see sõiti siis tõine. Jaapanis jah, ma just loen seda artiklit praegu, et tõenäoliselt on mingisugune Toyota otsus, ma tahaks eeldada, et see on siis Jaapanis sõidab Toyota Yaris Rally 2 nii-öelda selle kontseptautoga, mis siis kõige esimene versioon praegu on. Eks ta selline show event on, kas Jari-Matti peaks seal olema või seda võiks teha keegi teine äkki. Juho Hänninen ise ka sõitnud Toyotas. Võib-olla oleks võinud Juho seda sõita ja kaardiluga kellegi võtta, et kas Jari-Matti seal peab nüüd olema, kui tal on teised. Ma ei oska öelda, see tundub veider, aga võib-olla seal ka nagu mingi muu loogika, et võib-olla Jari-Matti teeb seda reklaami seal juba hästi Jaapanis kohal. Minu meelest see jätab lihtsalt mulje, et see teeb pealik on ju mõttetu end. Tu jätabki, et ta ongi lihtsalt nagu oma näoga selle, et ega ta rohkem asja jää. Et see mõttes, ma ütlen, see on kummaline, aga ma arvan, et see Toyota teab neid asju paremini äkki. Nii kaua kui asi toimib väga hästi meeskonnas, seest tundub. Et ju siis öeldakse, et tavai mine tee vahet, meil asi toimib nii nagu kellavärk. Aga võib-olla on teha. Tegelikult ei toiminud ja Rompera kodus ei tulnud lõpuni. Et oleks seal kolmik võitult, siis võib-olla oleks veel rohkem aru saanud. Ega meil rohkemist ei ole. Mingid ennustused teeme ikka ära, eks ole. Ma mõtlen, kas meil enne ennustusi on meil midagi läbi käimat, vist ei ole. Vist oleme üle käinud kõik, jah? Jah, meil on juba 50 hintse juba ära, ma ei tea, iga kord. Kuidas me teeme siis? Esiviisik, sul on sinna tuulsasse portaali ennustused pandud? Ma ei ole veel teinud ja ma just vaatasin, kas mul on aega veel teha, on ilusti aega. 19 tundi ja 33 minutit. No võt, mina nagu nii unustan ära, et ma ise ei hakka sinna sihtima, et ma teen, sest et mul läks juba teise ralli ajale meelest ära. Kuna sa ei ole pannud, siis paneme jooksvalt. Paneme jooksvalt. Ma ütleks, et see saab olema üks kõige keerulisemaid ennustusi tõenäoliselt. Jaa. Ma tahaksin
võib-olla liikuda seda sama loogikat pidi tegelikult, mida Jaan ütles, et seal Ogier ja Tänak eesotsas. Aga oota, ma teen enne, et lihtsalt kontekstiks ka, et 2021 tuli uuesti kalendrisse, et 2021 võitis selle ralli Kalle Rovampere ja mullu võitis Neville. Ja mõlemal korral oli teine oli Tänak ehk selline teine. Et noh, et seda öelda, et nüüd Rovamperal pole üldse kogemusi ja on keeruline või selles mõttes, et 2021 ei olnud ju see aasta, kui Rovampere oli see Rovampere, kes ta oli eelmisel aastal, siis ta oli selline nagu sähvatav, mitte selline, et ma tuulutan kõiki. Et see oli kontekstiks ja jumast hästi lõikasin sul mõtte pooleks ja nüüd sa ei oska edasi rääkida. Ei, sa jõudsid absoluutselt täpselt sinna, kuhu ma tegelikult jõuda tahtsin. Et loogika poolest võib-olla oleks mõistlik liikuda Tänak Ogier sinna ette otsa, aga ma arvan, et olud on märjad, igal juhul on olnud niisked, isegi kui väga nagu lompis ja mudan ei ole, siis niisked on igal juhul. Ja stardikohana Kallel peaks olema see väga hea. Nii et Kalle Rovampere läheb minu ennustus esimeseks. Paneme teiseks nii nagu, ütleme, statistika näitab juba ära, et see peab olema Ott Tänak. Ja kolmandaks paneksin ma hoopis Evansi. Põhjus lihtne, enne juba mainisin, et mees on kindlasti libedal, tunneb ennast mugavalt. Ja ei tea, tundub, et kuidagi viimasel ajal on ta nagu saanud selle autoga ka sina peale ja kuidagi on tal hakanud hästi minema, et pigem üllatavalt hästi isegi. See on nüüd top 3 olemas, on ju? Top 3 ennustamegi või? Ma ei tea, ei 5 oli vist, 5, pane veel täpselt. No paneme Ogier 4 ja Neville 5. Okei, mina paneks oma raha Ogier'le, ma ei tea miks. Mina usun, et kogemused, ma usun seda, et vabalt võib, loomulikult. Täis, et mina panekski Ogier Tänak, igavene reika teine. Narratiivi, ma olen ajakirja, mul meeldib see narratiiv, et jälle teine, et saad ilusa pealkirja. Martin, saad see lehelooks panna teisipäevaks. Edasi on jah, paneme MM-sarja järgi, et Rovampere Evans Neville. Küsin niipidi siis sellise ennust, kas pigem jõuab nii-öelda finišisse, ärme loe seda superralli blablabla asja, et kas nii-öelda, et esikümnesse või jõuab korralikult suurte muredeta, kas pigem jõuab kohale, mis me paneme siis 4 autot või pigem jõuab 7, et kui sa peaks raha panema, et kas pigem on see, et kas kõik nagu nõterdavad ja võtavad hästi ettevaatlikult või pigem on see, et olud on rasked ja me hakkamegi nägema neid asju, mida me vahest ei taha, et pühapäeval sõidab 3 meest võidu. Et kas pigem 7 või pigem 4 või? Yeah. Pigem 4. Sest meil on 9 autot, see tähendaks, et siis kahel probleemid. Ma tahaks öelda, et siin hakkab nagu selliseid väikseid probleeme võib-olla tuleb rohkem ette ikkagi. Ma ei räägi siin nüüd päris katkestamistest, aga juhtumisi ja selliseid spinne ja mingid momente, ma arvan, tuleb rohkem kui 2. Ja, ma siiski parandan su suure fakti, mitte 9 autot, vaid 10, sest et kuulus Serderiidis, kuidas sa saad ikka. Vabandust, mul oli punkti tabel lahti ja Serderiidis ei mahtunud sinna. No võt, Serderiidis see koduteedel, kas ta suudab mõnel kiiruskatsel olla versa 8 autodes kiirem, vist mitte või? Võt, ma ei oska öelda, võib juhtuda imekombel seda ka. Aga ei julgeks panustada sellele. Vot, kenasti 53 minutit, ma umbes on täis, hakkame siis otsi juttu tõmbama, et on öeldud täna õhtul linnaratse, mis on siis vana hea, et eesmärk on läbi tulla riigile, et keegi peasid ratast alt ära ei sõida, et sealt ei tasu midagi. Tüvars actionit läheb hommikul kella 8:30 tööpäev, ehk siis on mõtet varem tööle minna, et kohe ralli peale panna, et muidu ja siis õhtul kell 6 võtame asjad kokku ja taaskord, nagu meil jutuks oli Virvese fännisärk, siin all on, võib-olla seda ei olegi näha, on kast starterit. See on siis üks kingit või auhinna komplekt. See on üks auhinna komplekt. Ja kui meil on midagi head, siis me anname ühe kasti veel starterit ära. Ja mütsi ka vist. Ja mütsi ka, jah. Et ma ütlen, kui tuleb häid küsimusi, siis me anname... Me läheme oma laoruumi, vaatame üle, mida meil seal on ja hakkame jagama. Ja kui ei tule häid küsimusi, no siis selle anname ära ülejäänud asjad, võtame endal. Ma saan nii palju seda starterit juba siin, et ma ei tea, kas jääb alles teistel, et ma arvan, su tempot vaadates siis võib-olla ei jää. Jah. Aga võt, selline saade meil oli. Ma pean sinna raamerist vaatama. Ma olen täna nii liimist lahti, täiesti õudne.
sissejuhatus kohutav, lõpule, ma arvan, tuleb ka kohutav. Luban, et homme olen paremas vormis, täna kuidagi on see asjad kuidagi lippadi-lappadi. Ütle siis ilusad lõpusõnad enda poolt, Roland. Loodame, et tuleb väga ralli. Kõik olge telekate ees, arvutite ees, kus iganes võimalik ja hoiame omadele pöialt. Väga ilus. Vaata, see mees oskab lõpusõnu paremini kui mina, nii siis mina ütlen mitte midagi, et nägemist ja kuuleme ja näeme homme. Homseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metapo full service ainult Stokkerist.